Kuule, sul tundub eriti mõnus seal olevat, päike paistab, mingi palmid on. Ei, väga mõnus on jah, mul siin. See on rahulik põks, mul siin selline. Oota, kus sa üldse oled, millal sa sinna läksid ja mis sul üldse juhtus, sest et Eesti Laul oli ära, siis sa olid natuke aega Eestis ja siis läksidki USA-sse. Põhimõtteliselt ma olen siin juba mingi 9. märtsist vist. Et jah, ma ei mäleta, kunas see Eesti Laul oligi, veebruari lõpus. Ja siis oligi, mul on suht mingi siuke komme juba, et kui mingi selline mingi suurem üritus, siis kohe mingi nädala pärast seda puhkama kuskile. See tegelikult on suht aus, et kui palju tööd on tehtud, siis väike puhkus kulub ära, aga see väike puhkus on kujunenud päris pikaks puhkuseks. Aga jah, pärast Eesti Laulu sõbraga siis mõtlesime, et tuleme USA-sse ja siis nüüd oleme siin jah päris pikalt olnud nii-öelda. Aga kui te läksite USA-sse, siis kas selle eriolukorra, ma ei tea, hoiatuse peale te mõtlesite, et tulete koju või kuidas teil need plaanid üldse jooksid niimoodi? Ei, selles suhtes oligi, et eks ikka me saime vaata kõik need sõnumid ja asjad ja siis kaalusime igast variante. Aga siis ma muidugi rääkisin ka ma puhusin läbi Estravele, et siis me nagu nendega arutasime, nad ütlesid ka, et kui on võimalus jääda siia teile, kui teil ei ole otseselt nagu kiiret, et siis jääge, aga kui nagu peate tulema, mul olid muidugi pärast, ma pidin 25. märts tagasi tulema, sest mul olid mingid esinemised, aga et esinemised jäid ju ära vaata, et siis nagu otseselt ei olnudki nagu enam minna põhjust, ja siis oligi, mõtlesin, et okei, et kuna meil siin tegelikult on ju vaata oma nagu place olemas ja kõik nagu chill, ja kui nagu veel piletid nagu ekstra ostma, peabki nagu ostma ja selles suhtes nad on siukse hinnaga, et me oleks saanud selle hinnaga, mis me ostsime, edasi-tagasi me oleks saanud vähemalt 3 korda siin USA-s käia. Et suht selles mõttes, et on suht nagu kirves hind, vaata lihtsalt eraldi veel osta, et siis nagu lihtsalt pole pointi ja pigem nagu me saame tasuta vaata rebookida ka. Eks nagu me lihtsalt saame selle piletiga, mis ma olen saanud 25. märts tagasi, mida ma saan selle, ma ei tea, ükskõik mis kuupäeval nagu panna. Aga nüüd saab juba Ameerikast siis Euroopasse tagasi lennata või on ikkagi piirangud? Minu teada vist saab nagu niisama ka, aga nagu ma ütlesin, siis vaata hinnad ongi suht sellised, nagu nad on, vaata. Et veits üles pushitud juba ja siis praegu peab finantsilise mõttes ka natuke targem olema, et kui nagu siin kõik nagu sujub, siis ei ole mõtet niimoodi nii-öelda raisata, kui tegelikult on juba variant olemas, kuidas koju saada. Ma saan aru, et sa oled Floridas. Kuidas te üldse seal liikuda saate, kuidas te süüa saate, mis te teete, kuidas teie päevad on sisustatud? Ja me oleme siin West Palm Beachis, et siin selline mõnus koht, et iga päev on mõnusalt selline 30 kraadi. Põhimõtteliselt esimesed, siis kui me olime siin, siis veel ei olnud vaata seda, kõik nagu on lockdown, et selles suhtes esimesed 2 nädalat või esimesed 1,5 nädalat me olime siuke põhimõtteliselt iga päev rannas vaata. Aga pärast seda suht pandi tegelikult kõik rannad kinni, avalikud rannad, sest tegelikult meil oli väike private beach, aga siis sellega oli ka see, et isegi nagu private beach'id pandi kinni ja siis me chillisime basseini ääres, siis pandi bassein kinni ja siis põhimõtteliselt oli kõik meie selle chillimisega veekogude ääres. Duši all vahepeal käia? Jah, duši all, aga selles suhtes minu tüüpiline päev mingi põhimõtteliselt siuke välja, et hommikul ärkan üles, kui jaksu on, siis lähen jooksma, siis põhimõtteliselt, ma ei tea, söön, lõunast hakkan kuni kella, ma ei tea, 7-ni produma, sest et mitte midagi muud teha ei ole ja siis, ma ei tea, kell 8, kell 9 lähme tennist mängima ja lihtsalt päev on repeat, et mitte midagi nagu ei muutu.
kas selline nii-öelda olukord, kas see tegelikult meeldib sulle mingis mõttes või see nii-öelda lõi sul täiesti jalad alt ära? Ei no selles mõttes muidugi vaata šokeeriv ikka tegelikult, mis nagu maailmas toimub, vaata, et mitte kunagi siukest asja põhimõtteliselt ei ole olnud, vaata. Aga selles suhtes ma ei tea, no minule kui muusikaprodutsendile ja ma arvan teistele ka muusikaprodutsentidele, ega erilist vahet ei ole, kas sul on ülemaailmne lockdown või ei ole, et sellest ikkagi istud kodus ja teed kuskil nurgas mussi, aga ma arvan, tegelikult see on isegi natuke parem just nagu ma räägin muusikaprodutsentidest, et võib-olla ka teistest ka. Lihtsalt kõik väljas on. Ja, et just, et ei ole võib-olla vaata selliseid distraction'e vaata, et ongi, et kuskil lähed sinna, seal on mingi üritus, seal lähed niisama chillima vaata, kuigi selle asemel oleks tööd teha ja nüüd täpselt siin samamoodi on nagu juhtunud ka, et kuna tegelikult ei olegi, oledki, teed sporti ja teen tööd, et see ongi, et lihtsalt ma ei tea, istudki terve päev ja selles suhtes on tulemus nagu viljaga kandnud, et hästi palju lugusid on valminud. Selles mõttes nagu mulle meeldib, jah. Peale Eesti Laul võttis Uudo veel ühe loo välja. Mida on teilt veel oodata? Ma ei teagi, selles mõttes Uudoga meil ei ole nagu mingit plaani või diili. Me lihtsalt nagu, kui see Sober välja tuli, siis see oli nagu Eesti Laulu ajal valminud, et siis me olimegi tavai, et pärast seda ma ei teagi veel, eks vaatab, ega me saame väga hästi läbi ja nagu just see muusika valmimisprotsess ka nagu sujub, et ma ei välista, et kunagi peaks veel midagi tegema, et selles mõttes Uudo on väga tore, väga humble kutt, ja siis Püürimüüdiga tuli ka üks lugu välja ja nendega ka teeme mingit uut asja juba, et ma räägin, et selles mõttes tegelikult see lockdown on väga hästi mõjunud, sest ma just eile vist vaatasin, ma olen selle aja jooksul mingi 34 demo teinud. Wow. Mis on, pool on sellised lihtsalt nagu veits stiilikatsetused ja võib-olla siis pigem kellelegi teisele reliisimiseks ja siis pool sellest on sellised, mis nagu on sellised, et okei, et võib-olla läheks kuskile labelisse ja kuskile reliisi nagu enda. Mis on võib-olla üks asi, millest sa USA-s puudust tunned, kui me räägime mitte inimestest? Mul on üldse Eestiga see, et kui, nagu ma räägin, kui ma olin seal Inglismaal õppisin ja kui ma üldse olen nagu veits pikemalt olen kuskil välismaal, mul lihtsalt see, et alati tegelikult saad mingil ajal lõpuks aru, et kuradi hea on tegelikult Eestis olla nagu. Lihtsalt, ma ei tea, mis see on, võib-olla nagu eluga harjunud seal, kõik see, kuidas nagu see riik toimib ja võib-olla inimesed aga sellest ikkagi alati on see, et nagu ma ei igatse võib-olla sellist konkreetset asja, aga nagu kogu seda nagu lihtsalt seda vibe ja kogu seda elu, et selles suhtes see on nagu miks tegelikult tulekski vahepeal käia, vaata, kuskil välisriigis saadki aru tegelikult, et ei tohi iseennast take for granted, et ei tohi võtta seda enda siis koduriiki, et selles mõttes on lahe. Aga kui välja tuua, siis ma ei tea, ma igatsen seda, et ma saan nagu mingi inimestega mussi teha nagu koos. Et selles meil praegu käib niimoodi, et ega seal ka midagi viga ei ole, et niimoodi saadad üksteisele projekte, mis iganes, aga see ikka ei ole päris see, et kui sa istud kellegiga stuudios ja siis vibe'id kõik on see on siuke kirjeldamatu tunne, vaata, mida võib-olla siis artistid nagu teavad, et seda ma igatsen. Võib-olla see ongi uus reaalsus, õnneks või kahjuks, et niimoodi hakata. Ma loodan, et mitte. No selles suhtes, et sama on ju ka intervjuu tegemisega, et kui sa oled inimesega samas ruumis ja nii-öelda teistsuguse pingpongi, mitte selle aja või arvuti. Ja. Et see on ikka on teistmoodi. Jah.
kõikidel tööl, arvatavasti nad peavad ümber mängima. Kas sul on ka midagi, mille pärast sa võib-olla USA-s olles südant valutad? Esinemist saab, sest et suvi on ju tegelikult suhteliselt on see kogu graafik tühjaks tõmmatud. Jah, see on see eriti vaata sellise muusikaindustri jaoks üldse nagu kogu entertainment industri jaoks tegelikult on ikka suht laastav värk. Et ei olegi hästi palju tegid investeeringuid, et nad just nii-öelda võib-olla need nopitud nii-öelda selle kasumi just investeerisid kuskile tagasi, et sealt peab siis veel rohkem tagasi tooma. Ja. No selles suhtes ongi vaata esinemistega on ma arvan keeruline mõnda aega. Ma loodan, et suvel äkki läheb paremaks, on ju, et vähemalt et festivalid on niikuinii ära jäänud ja kui on nagu juba ära jäänud, siis niikuinii nad ei toimu, on ju. Aga ja pluss on nagu see ka vaata, et kui isegi peaks nagu see asi läbi saama, siis vaevalt, et võib-olla nagu kõik kohe julgevad tormata kuskile festivalile publikusse üksteise seal kaela hingata, on ju, et see on ka nagu üks asi, mida tuleks nagu arvestada sellega, aga nojah, selles suhtes on raske, et festivalid kõik sellised asjad ära jäävad, on ju. Võib-olla sellised eraüritused võib-olla hakkavad toimuma, on ju, et mine sa tea, et see on natuke võib-olla lihtsam seda teha. Aga selles suhtes ma ei tea, koju tulekuga selles see toimub niikuinii, et ma selles ei kahtlegi, on ju. Aga jah, kui niimoodi esinemisi võtta, siis on keeruline. Aga ma räägin, et selles muusikaprodutsendina, et kui ma oleksin näiteks ainult DJ, siis oleks võib-olla raske. Aga muusikaprodutsendina on lihtne, et sa saad ju tegelikult keskendudagi oma siis nii-öelda muusikale ja uue muusika tegemisele. Et selles mõttes nagu siin töö ei seisku ja alati on ju võimalik lihtsalt teha mingi selline quarantine special, mingi video vaata ja kõik tegelikult digitaalsed platvormid on ka ju nagu olemas, et see ei ole üldse probleem nagu just muusika reliisi mõttes. No ütleme, su sõber, mõni muusik tuleks sinu juurde, ütleks seda aru, Andrei, praegu on nii halvasti, mitte ühtegi kontserti ei tule, ei tea üldse, kust raha peale tuleks. Mida sa soovitaksid sellele muusikule või oma sõbrale? Ma arvan, siin tuleb lihtsalt creative olla, et selles mõttes, et need inimesed, kes ongi nagu mingil määral mõtlevad veits nagu outside of the box selles osas, on ju, et me oleme kõik põhimõtteliselt samas olukorras, on ju. Et siin tulebki natuke mõelda, on ju, et mida võib-olla, kuidas seda olukorda ära kasutada. Äkki ma tean, mõned on ju siin teinud, vaata neid lugu koroonast, et siis on kõik vahe, on ju. Jällegi hea, sest see on trendib, on ju, mis iganes, on ju. No kui me korraks muusikast räägis, see nii-öelda siis stilist ja sõbranna Gita Siimpoeg on ju ka pööras tegelikult enda kasuks selle mingil määral, et hakkas maske tegema, on ju, et väga fassioonilikud maskid on ka, nii et tubli Gita, on ju. Aga siin tulebki nagu creative olla. Mina ise, ma ei tea, muusikaprodutsentidele ma soovitaks seda, et lihtsalt, ma ei tea, tehke mussi ja ideaalne aeg vaata erinevate asjade katsetamiseks, mida võib-olla varem teinud ei ole ja lauljatele rohkem kuidagi videosid teha ja just seda postitada ja kuidagi kogu see teema nagu ära siduda selle koroonaga. Et lihtsalt siis olekski nagu, on trend, aga samas on ka nagu selline kvaliteetne lahendus ka sellele olemas. Paljud teevad praegu virtuaalkontserte. Kas oleks mõeldav, et näiteks sina Floridast ja ma ei tea, Uudo Tallinnast näiteks saaksite kokku ja teeksite midagi sellist? Tead, ma arvan, siin on juba see jama, et siin peab mõtlema kuidagi selle lahenduse, et ei oleks seda delay'd, sest muidu üks mängib ühte ja teine mängib teist. Et see laivis oleks natuke keeruline, aga samas on nagu mõeldav, et mul on muidugi see, et jumal tänatud, et ma üldse võtsin arvutid ja kõvakettad ja
kõik klapid kaasa, et muidu ma oleks täiesti siin ära kassinud. Aga selles suhtes mul nagu ühtegi pilli ega instrumenti siin ei ole, siis juba selle tõttu läks keeruliseks, aga no live kontsert, kui nagu sellise mingid delay issue'd ja kõik need asjad saaks kuidagi lahendatud, siis why not? No, Florida on teada-tuntud megapidude, kontserdite, DJ-de, no täiesti selline suve noore pidutseja mekka. Põhimõtteliselt nüüd ei saa mitte midagi seda nautida. Ja ei, no me käisimegi tegelikult, ise ma mäletan juba tegelikult päris pikalt, nii kiiresti on aeg läinud, aga selles suhtes me käisime mingi aeg nagu Miami's ka ja või tegelikult vahet ei ole, mis praegu nagu linnas või ja vahet ei ole, mis linnas või mis piiril me praegu käinud oleme, kui me räägime Miami'st, täiesti välja surnud linn tegelikult, et ongi ainukesed inimesed, kes väljas on põhimõtteliselt lihtsalt inimesed jooksevad, et midagi muud sellist nagu ei ole. Käisime ka siis, kus see põhise rand on, vaata, kus kõik nagu chill ja see Miami Beach on. Ja tahas seal on ikka niimoodi, et see auto liigub ikka, põhimõtteliselt ei liigugi, et sa seisadki seal traffic jam'is. Aga me lihtsalt panime niimoodi rahulikult, sõitsime läbi, jäime seisma vahel, vaatasime ringi. Et selles suhtes on ikkagi, ma ei tea, natuke õudne isegi vaadata, et kõik on täiesti tühi, et selles suhtes on siuke uut moodi kogemus. Ja kusjuures kui me tulime, siis oli ju spring break ka samal ajal. Mis on ka ju tegelikult ju selline... Massiivne täiesti. Jah, et isegi mingites kohtades veel jõuti nagu randades olla nagu sellises massiliselt, aga see vist, ma ei tea, kas ta kestab nädal või 2, aga siis oli juba suht kiiresti pandi ikka ka kõik need asjad kinni siin. Et ühesõnaga selline täitsa uus kogemus niimoodi vaadata Miami't ja siis olla, et nagu ühtegi inimest ei ole, kõik kohad on kinni, vaata, kõik restoranid on kinni. Et väga huvitav, jah. Millal me saame sind koju oodata? Praegu on plaanis mai alguses, et siin täna on siis, mis meil 22, 23 vist, ma ei teagi ausalt öeldes, pole õrna aimugi, mis päev täna on, mis kuupäev täna on, aga selles suhtes mai alguses on praegu plaanis, jah. Tore. Mul on väga hea meel, et sa said meiega ühendust võtta sealt kaugelt mere tagant ja ma ei tea, ma soovin sulle ainult innukat ja väga sellist mõnusat aega, et produtseerida häid lugusid, mida sa niikuinii teed ja ootame tagasi Eestisse. Jah, aitäh, tervitused teile ka.